Tšau, ma lähen peole. Ei lähe päris peole, aga täna on see õhtu siis, kus me lähme restorani nädalal sööma välja sõbrannadega ja see broneering on kell 9 õhtul. Kell on praegu 5 läbi 20 minutit. Ma olen nagu valmis ööunne põhimõtteliselt minema juba. Kuigi ma olen kõik abinõud olen tarvitusele võtnud. Jälle vana hea Northern Beauty Ice Roller, et mind üles äratada. Nagu te nägite, kohvi. See roller on selles mõttes jah, ma nagu mõtlesin, et see on hommikuteks rohkem, aga tegelikult tuleb välja, et mul on seda rohkem pärastlõunati vaja, sest et minu keha ei ole enam loodud väga nendeks õhtusteks üritusteks. Ma ei tea, mis tegema peab, selles mõttes, et ma olin täiesti õhtu inimene. Aastaid, kümneid enne seda, kui ma lapsed sain. Ja lapsed tegid must hommiku inimese. Ja on ju see ütlemine, et lapsed teevad sinust samamoodi hommiku inimese. Nagu sind näiteks taga ajav karu teeb sinust jooksja, on ju. Ja seal väga valida ei ole. Aga iseenesest see on enamus ajast on väga okei, sellepärast, et mul on hommikuti vaja vara ärgata ja mul on võrdlemisi ei ole ikkagi hullult raske ärgata hommikuti, eks ma olengi vaadanud, mul on see kell ja mõõdab seda und ja selle pealt ma tegelikult olen vaadanud, et mul see REM-uni, mis on siis see nagu mida võiks võimalikult palju olla, on just hommikuti. See on just hommikuti niimoodi, et ma äratus on siis nagu poole selle pealt, mis tähendab tegelikult, et kui ma saaksin üks tund aega kauem magada, siis ma ilmselt, see oleks nagu ideaalne. Et praegu ma ärkan 6:30, kui ma saaksin magada kuni 7:30, siis oleks ideaalne elu. Siis ma saaksin täpselt nagu omal selle une täis, mida mul vaja on. Ma ei tahagi seda ära lõpetada, sest et see teeb praegu väga heaks. Huvitaval kombel on see, et ma arvasin, et külmaga nagu mulle ei meeldi see, sest väljas on ju külm. Aga see, kui ta nagu siuke väsinuna sinna tudusooja naha peale nii-öelda läheb, siis see nagu on teistmoodi, et see ei tee nagu muidu üleüldiselt olemist külmaks. Praegu mul ongi nüüd, põhimõtteliselt aega on niimoodi, et ma mõtlengi, et ma ei tea, mis ma teen, et kas ma lähen enne Beriti juurde või Kerli juurde kuhugi natukeseks, sest et ma tõesti arvan, et kui ma siin 8:45 istun, siis ma ei tea, siis ei ärata mind miski enam. Aga ma pean selle asja jah läbi mõtlema. Selles osas, et aega mul rahulikult teha praegu. Ma kasutan seda karbist saadud elemise kreemi. Mulle väga meeldib, ma kunagi seda ise osta ei raatsi, sest see on kallis. Aga praegu ma mõtlesingi, et ongi hea tulla teiega rääkima ja lobisema ja meiki tegema, sest et pea pisin ka just ära. Sest et lapsed on praegu sõpradele läksid sõpradele külla pärast kooli. Ja Rando on tööl. Ja kui Rando töölt tuleb, siis ta võtab nad peale. Ja toob koju. Ja siis ööseks nad saavad ämma juurde minna. Nii et sest, et Randol on sõbra sünnipäev ja minul on see tüdrukutega üritus ja need kattuvad ja pärast võib-olla saame kokku. Mul on õudne dilemma tegelikult, kas küüned ära lakkida. Sest ma tahaks oma küüned lakkida ära, aga ma mõtlen, et ma on täna, homme ja ülehomme üritused. Nagu ma rääkisin ka eelmis mingis vlogis, et homme on Rando sõbra autoliigud ja ülehomme on ämma sünnipäev ja siis
valimisüritus, valimiste see lõpuüritus. Minu point on sellest, et kui ma täna teen küüned korda, et kas nad siis pühapäeval ka veel korras on, sest et pigem võib-olla ma mõtlengi, et ma ei tee täna neid korda, vaid teen äkki lakin homme, ma ei tea. Vaatan, kuidas see ajaga on. Kui mul on väga palju aega, siis ma tegelikult võin nad täna ka ära lakkida. Panen mingi pealislakki ka peale ja siis äkki püsib. Panin praegu lihtsalt näooli meigi alla, et ma igapäevaselt ei pane näooli, aga siis kui meiki teen, siis panen. Eriti talveõu ajal nagu jääb nahk parem. Aga mul on niisugune kuiva ja normaalse naha vahepealne. See ordinary Rosehip Seed Oil on väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega. Ja nüüd, kui ma näen välja, nagu ma hakkaks kohe nutma, hakkame põhja tegema. Panen alati endale puudri valmis ja mul on see Tuglase hüdrapuuder, millest ma olen rääkinud, mis on jumala veider. Ma räägin, ta on nagu märg, ta jääb märg reaalselt ja teeb pintsli märjaks, ma ei tea, ma ei ole sükest asja varem näinud. Aga kortsukestesse hakkab muidu kohe minema. Ästuskreem, kui ma kohe sellele ei pane peale seda puudrit, siis mul jätkuvalt on see Bourjouri imestuskrem. Ma pean seda heledama tooni ostma. See on väga hea. Ja mul on see concealer sama, on heledam. Nii et tõmban seda lihtsalt peale. Pärast tõmbab üldisema pildi heledamaks. Randoilist ütles, et tööpäev sai läbi. Kell on 5:30. Võtab korjab tüdrukut peale ja tuleb koju. Et muidu seda concealerit pannakse nagu mingi punn siin lambist. Pannakse nagu silma alla nii, aga ja nina peale näiteks heledust. Ma ei tea, minul kuidagi ta ei jää hästi istuma silma alustel ja isegi ka nina peal ja niimoodi, et ma ei tea, milles see asi on. Iga kord ma üritan ja iga kord ma kahetsen. Ma olen väga ettevaatlik sellega, et praegu ma põhimõtteliselt jälle panen. Pärast jälle kahetsen. Praegu jah, lihtsalt, et seda jumestuskreemi natukene heledamaks saada, sest et ma ei tea, siit ei olegi tegelikult võib-olla niimoodi aru saada. Ma ei tea, võib-olla on suured ekraanid, mina näen ju ainult siit telefonist ennast. Aga üldiselt jah, mulle tundub, et see jumestuskreem on nagu liiga tume. Tahaks teha täna silmad tumedad nagu hästi tumeda lauvärviga. Lihtsalt on siuke tunne, tegelikult ma tahaks teha siukest oranži sügise meiki, oranži lauvärviga. Võib-olla ma seda teen homme, sest et täna on kuidagi siuke tunne, et tahaks siukest tumedamat lihtsalt puhtalt sellepärast. Mitte, et ma arvaks, et mulle see nagu kõige paremini sobib, aga lihtsalt sellepärast jah, et pole nii ammu olnud, et vanasti ma ikka tegin päris kogu aeg enam-vähem siuksed tumeda lauvärvi nagu. Aga nüüd ma paneks selle enne puudrit ära, sest et muidu ta jääb kergemini lihtsalt. Puudri peale jääb ka okeilt, ma ütlen ausalt. Aga ta on kergem nagu vajutada, kui see ei ole puuderdatud. Ei tule üldse pähe, kas ma pidin seda kuskile veel panema. Siia panna.
tahaks tegelikult teha tedreteppe, neid võlts tedreteppe. Aga ma arvan, et need sobiksid paremini selle oranži sügise meigiga nagu. Ma isegi tegelikult juba otsisin välja oma oranži põsepuna ja oranži lauvärvi. Sellepärast, et siis kui ma see on need, et kui ma maha istusin, siis ma olin täiesti kindel, et ma tahan oranži teha, aga ma mõtlesin, et kuna ma homme lähen lihtsalt autoliikudele ilmselt ja ülehomme on nagu see tööüritus, siis sinna ma nagu seda väga tumedat ei taha teha, nii et ma arvan, et täna on mu ainuke võimalus. Prooviks lainerit üle tüki aja, kui niisugust korralikku laineri joont. Nii, nüüd paneme ruttu selle puudri peale. Ma ei saa siiamaani aru, kuidas ta saab olla nii märg ja samal ajal nagu matistada. Üleüldse nüüd ma hakkan mõtlema, et ma oleks pidanud äkki tegema üldsegi enne silmad, kui see mingi tumedat lauvärvi kukkuma hakkab kuhugi näo peale, siis on küll tobe lugu. Mina ei tea, kust kohast need karvad üle öö tulevad. Õudne. Jätkuvalt see peegel, mis see, kes teab, saatis mulle ise üks meie vlogi pundist. Siis ma kasutan seda kogu aeg. Ma panin puudri pintsli endale silma. Mitte on silm hakkas vett jooksma. Aga nüüd mul oleks vaja, jah, kõigepealt silmadele üks põhi teha. Ma teen seda bronseriga. See Urban Decay oma suht vana. Hästi hea. Ja mulle hullult meeldib see palmivilt. Pepper, tal on vaja hakata kodu kaitsma. Molli, kes tukkus ei kuule ju eriti midagi selle haukumise peale, ka hüppas püsti, aga jooksis täiesti hoopis teises suunas. Pepper. Mis nüüd on? Kes ründab meie maja? Kas teil on vaja kaitset pakkuda? Mulle ei meeldi, et te lähete välja karjuma, ma ütlen ausalt. Võin teid õue lasta. Aga ma ootan natuke juhuks, kui on keegi siin maja ees koeraga mööda jalutab. Üldiselt ei saa öelda ju, et nendest nii-öelda murdjatena väga palju kasu on. Küll aga on nad väga korralikud uksekellad. Et selles osas olen ma väga rahul. Ja tegelikult ega nad niisama ei klähvi, et kui mõni mööda jalutab, siis ikka nagu auguvad. Aga meil hommikuti käib üks naine siin jalutamas oma koeraga. Nagu suur koer. Ja siis ta laseb sellel nagu sinna lihtsalt aia vastu, nagu umbes koertele, et laseb juttu rääkima oma koertega. Ma ei tea, ma ei ole ta käest küsinud, aga mulle tundub nagu, et ta on ise hästi rahul olev nagu. Hästi rõõmus ja siis vaatab, kuidas nad röögivad nagu. Aga lihtsalt, et ma arvan, et naabritele mul võib-olla ei meeldi see nii väga ja siis ma ei taha nagu pahandada kedagi, sellepärast mul natukene ei meeldi see, kui nad lärtsuvad ja ma proovin seda võimalikult palju vältida. Natukene mingit kontuurivärki ka. Kui juba õhtul kui 9 välja lähed, siis seal ei ole mingit loomulikku valgust enam ei ole, vaata. Ja igasuguses küünlavalguses peaks okei olema siuke tugevam kontuur. Natukene läks nagu väga tugevaks. Naljaks on see eluaeg, ma arvasin, et mul on nagu väike nina, siuke nöbi nina, nagu öeldagi. Ja siis ükskord üks tüüp tegi mingit nalja mu nina kohta kuskil peol.
mingis seltskonnas, mingi tuttav selles mõttes. Nagu ilmselt ei mõelnud seda väga halvasti või sügavalt, ta ilmselt arvas, et ma tean, et mul ei ole tegelikult kõige väiksem nina. Ja siis ma olen pärast seda mõelnud selle üle ja aru saanud, et no ma alguses arvasin, et ta on nagu irooniline. Et noh, et tegelikult mul on ju nii väike nina. Ja tüüp nagu siis ironiseeris. Ma olen aru saanud, et jah, mul on see nina päris süke. Huvitava kujuga, aga see on jälle see, nägin mingit pilti, kus mingi Kreeka mees oli teinud ninaoperatsiooni. Ja enne oli nagu ikka siuke kreeklase nina ja pärast oli niuke tava, siis mitte kreeklase nina. Ma ei tea, kuidas ta öeldakse, selle hakkab rappa viskuma, aga võib-olla te saate aru, millest ma räägin. Ja kommentaarides ka nagu hästi palju toodi välja või mina nagu vaatasin, et nagu kahju. Et ei ole nagu kuidagi lahe oli enne. See on, ma ei tea, miks ma seda rääkisin, lihtsalt, et keegi nüüd arvaks, et ma olen õnnetu oma nina üle ja plaanin kuhugile ninaoperatsioonile minna. Ma just mõtlesin, ma räägin teiega enne ära ja teen selle meigi ära, et siis, kui mul ei ole veel juhe koos, ühesõnaga, kui kõik teised tulevad, enne. Aga nüüd mul on ikkagi juhe koos. Vaata, minu meelest siin Natasha Denona peegeldab jõudselt vastu. Minu meelest siin oli mingi see tumepruun. Ma tahaks nagu seda tumepruuni ja sädelevat panna segamini, sest mul ei ole siuke tunne, nagu mul kuskil paletis oleks olnud ka tumepruun sädelusega. Siin tegelikult on. Selles Anastasia Beverly Hillsi paletis. Ma ei tea, kas see on mul vana väga armastatud palett, nagu te võite aru saada. Siin me ei saa isegi aru, kas te saate aru, et see sädeleb natuke. Et ma tahaks seda. Ma tahaks sellega teha. Ja kui läheb tuksi, see siis on väga veider toon. Kui läheb tuksi, siis läheb selles osas, et see on kõigest meik. On palju hullemaid asju maailmas kui meik, mis ei ole kõige paremini välja tulnud. Ma proovin ta lihtsalt nagu rahulikult panna. Et ta ju kukuks mulle siia näo peale. Ma oleks pidanud tegema, tegelikult on siuke trikk, et pannakse hästi palju puudrit nagu näo peale, et siis kui ta kukub, siis saab pärast ära lihtsalt pühkida. Ma ei tea. Tuleb mingi Halloweeni meik. Ei no, selles osas, et ta ei ole nii sädeleb. Mul oli näpp lauvärviga koos. Ühesõnaga, et ta ei ole nagu nii sädelev. Vanusega on ikka raskem teha seda meiki. Silmalau peale ka tulevad mingid kortsud või mingid asjad. Mitte asjad, vaid tulevadki kortsud ja siis on nagu üliraske seda ilusti panna. Ma panen korra lähemalt, proovin hajutada natukene. No nii. On küll tume, jah? Ma ei tea, kas ma olen üldse teinud kunagi nii tumedat, sest see kindlasti ei ole see, nagu ma vanasti tegin. See on nagu väga palju tumedam. Ma üritan natukene siit veel teda. Ma võtsin puhta pintsli nüüd ja lihtsalt nagu hajutan meeleheitlikult, et saada teda nagu maalasmaks ja siis natukene siit nagu ülesse, et ei oleks nagu siuke ümmargused silmad.
siis ma ütlen, kõige hullem on see meigi tegemine siis, kui ta on poole peal. Ja kui nüüd Rando sisse astub, näeb ja ma hükke välja näen. Ta arvab, et ma olen lolliks läinud peast, aga see ikkagi ei ole absoluutselt niimoodi sädelev, nagu ma oleks tahtnud. Nii et ma arvan, et ma panen seda Natasha Denona seda sädelust keskele. See äkki teeb natukene paremaks. Või mitte paremaks, aga natuke nagu seda elu annab juurde, mida ma nagu lootsin. Ma pean korra otsa peeglisse vaatama nüüd. Ja nii ma panin seda nüüd siia keskele ja ausalt öeldes ma ütlen teile. Päris hea, ma loodan, et ta jääb püsimist. Mul ei ole mingit seda sädeluse kinnitust nagu. Aga ausalt öeldes ma ütlen teile seda. Ma panen vist üle terve lau. Et mis siin ikka enam hullemaks minna saab? Ma ei tea, ei pruugi nüüd niimoodi tunduda. Aga ma ütlen, minu nagu läks paremaks selles, et ta nagu rohkem näeb välja selline, nagu ma lootsin. Kuigi tegelikult, kui ma enne ütlesin, et see vähem sädelust, siis nüüd ma arvan, et on isegi natuke liiga palju. Ma ise ei näe, ma panen silmad kinni, teie näete. Aga ma arvan, et see on päris hea. See on päris hea. Ma pean nüüd meelde jätma, et ma selle pintsli ära pesen, siis siin on hullult sädelust küljes. Aga nüüd mul oleks vaja silma alla ka natukene. Silma alla natuke seda tumedat panna, sest muidu ta näeb välja ikka väga siuke tasakaalust välja. Mul on jälle ju see asi lihtsalt, et silmad suht väiksed ja kui ma siin alla seda väga palju topin seda tumedat, noh, siis nad on veel väiksemad, ütleme niimoodi. See läks nüüd liiga tumedaks, sest ma unustasin ära, et see pintsel oli ju koos selle tumeda lauvärviga. Ma korra vaatan, sätin. Kui ma tahaks minna Halloweenile nagu luukerena, siis ma paneks natuke kontuuri juurde. Ja jätaks niimoodi. Aga praegu ma pean panema kinni natuke sellepärast, et see sädelus hakkab vajuma mul näo peale. Selle sain kingituseks muuseas. Nii. Aga nüüd ma mõtlen, prooviks seda või? Aga see tuglase oma. Nüüd muidugi see kinniti siin peal, mis tähendab seda, et see kõsepuna jääb suhteliselt tugevki. Väga hull ei ole. Teen nii nagu venna tütar õpetas. Panen siia ilusti niimoodi. Ja üldiselt mulle tundub, et kui ma rääkisin, et ma tahan tumedaid silmi, siis täna tuleb üleüldiselt tumeda meigipäev. Aga ma ütlen teile ka seda, ma ei ole kurb. Vahelduseks on päris lahe, ma lihtsalt mõtlen, et no vaata nüüd, restorani nädal. Oli, kas praegu oli just õige aeg hakata katsetama? Kõiki neid asju siin. Või oleks seda mõni õhtu teinud siis, kui ei oleks kuhugi vaja olnud minna. Kuna need laud on nii tumedad, siis ma tõmban seda kontuuri ka peale. Natuke rohkem, sest nüüd on nagu see, et peab vaatama, et kõrvad, valged kõrvad kaugelt. Ma olin ise egle ja vaatavad. Ja võib-olla ka Perit. Ma ei saanud aru, kas ta tuleb või ei tule.
aga igal juhul vaatavad kaugelt, kes sealt tuleb. Valged kõrvad, ainult kõige öös. Ja siis ma ei olegi jõudnud rääkida sellest, need saapad, mis ma tänaseks õhtuks lootsin saada. Mina ei mäleta selle, aga see oli, ma ei tea, kas sellel müüjal või kengil müüjal oli, et kui Omnivaga tellid, siis saadan kiiremini, on ju. Ma ei tea, üks asi on see, kui kiiresti tema paneb, aga see, et sa ei saa nagu lubada, et sa saadad kiiremini, sest see on ikka täielik nali, sest mul on DHL-ist alati jagast jumala ruttu tulnud ära asjad. Ja just võtsin lahti selle jälgimiskoodi ja vaatasin üle need asjad ja ta ongi pannud selle 4 päeva tagasi teele ja Omniva leht näitab, et ta on töötluses umbes. Ehk et põhimõtteliselt 3 tervet tööpäeva on ta seisnud Omniva käes töötluses ja lihtsalt nagu ei tule kohale. Ma ei tea. Täna mingisugune kiri oli, et eeldatakse, et homme tuleb. Mis on minu arust, ma ei tea, võib-olla me oleme lihtsalt ära hellitatud. Aga minu arust nagu on veider. Et nii kaua tuleb see Omniva pakiautomaadiga 5 päeva. Ma tea, ma pean hakkama ruttu kulme tegema või midagi, sest see näeb praegu ikka väga siuke välja, et musta ma ei taha päris. Kus mu pruun taimel on? See on pruun. Palav hakkab. Ma arvan, et see on hirm, mis mind siin kuumaks kütab, sest et natuke hirmus on küll vaadata ennast praegu ausalt öeldes. Aga jah, siis selgus nüüd veel õigemini mitte ei selgunud, vaid meenus, et ma pean minema veel koolitarbeid juurde ostma. Sellepärast, et mingid asjad on ikka veel vaja. Ja lihtsalt ei seisa meeles. Aga Lauren ütles, et õpetaja oli öelnud, et nad on vaja ühes aines. Ma mäletan, mis aines, nagu üleni tühjade lehtedega vihikut. Ja õpetaja oli viimane kord öelnud, et umbes, et kui sul järgmine kord ka seda vihikut ei ole, et siis ei oska mina enam mitte midagi teha. Või umbes midagi sellist. Lauren nagu etles niimoodi sõna-sõnalt seda õpetaja kurba nägu ja seda nagu olekut. Et ma pean minema seda vaatama. Tegelikult mul praegu tuli meelde, et Kerli ütles, et ta saab äkki mööda minnes seda võtta, sest seda nagu sellist asja nagu igal pool minu arust ei ole küll. Ma ei ole küll vähemasti sellepärast, näiteks kui ma mööda minnes ja ruttu mingit vihikut pääs üle, ma olen ikka sealt saanud kõik, aga sellist ma ei ole küll nagu tähele pannud, et seal oleks, aga ühesõnaga Kerli nagu teadis ühte seda kohta, kus on. Ja ta ütles, et ta sõidab sealt mööda, et kui ta meelde jääb, siis ta võtab Laurenile sealt selle. Aga lisaks on vaja täiesti uskumatul kombel plastiliini ja vesivärve. Ma reaalselt olin täiesti veendunud, et mul olid need ostetud. Ja ma saan siit vlogidest tegelikult tagasi vaadata ka. Või ütleme niimoodi, et ma saaks, kui ma viitsiks, aga ma ei viitsi. Sest et vahet ei ole, sest et neid ei ole. Ja ma just mõtlengi, et kas ta nüüd viis nüüd juba kooli ja suutis seal kuhugi ära kaotada, kuigi ma ei kujuta ette, see koolimaja ei ole ka nagu siuke koht, et sa lihtsalt lähed ja kaotad ära selle plastiliini ja vesivärvid nagu. Et selleks on nüüd ka vaja aega leida.
no ju päris hull ikka ju. Nii tugevat meiki, ma ütlen ausalt, mul ei ole olnud, ma arvan, mitte kunagi. Ma ei tea, mis sellest asjast saab. Ja nüüd ma üldsegi ei tea ka veel, mis ma oma juustega teen, sellepärast, et sama asi, et mul on vaja, et 3 õhtut järjest oleks juuksed normaalsed. Mis muud teega ma räägin teile? Te saate mulle siis öelda. Sellest ma mõtlesingi, et oleks lahe seal, et ma hakkasin uuesti nagu või üritan hakata sinna lihtsalt Maria Instagrami postitada. Et vahepeal mul on see, et ma tahaks nüüd kohe, et te ütleksite palun mulle, et mida ma tegema pean. Võib-olla siis me saame seal hakata ka mingeid neid küsimusi Q&A-de jaoks võtma ja mingid sükstesse tegema. Et võtke, otsige üles. Üks on mul see enda isiklik konto, aga teine ongi lihtsalt Maria YT, lihtsalt Maria YouTube. Et see võiks olla see konto siis, kus me saaks neid selle kanali asju siin ajada. Aga ma panen siia pildi. AI-ga jälle katsetasime proovisime programmi ja et lasin põhimõtteliselt enda pildi jõuluseks nagu teha, on. Ja ei ole nagu eriti nagu mina enam, aga siin on see ühe külje peal klamber. Võt seda ma tahaks. Tegelikult ma tahaks juukst ära sirgendada ja panna nagu ühel poole mingi ilusa klambri, aga mul ei ole. Mul ei ole lihtsalt ja ma ei ole jõudnud. Mul on mitu päeva mõelnud, aga pole nagu viitsinud minna ostma, nii kui siis ei taha piisavalt. Aga jah, et plaan on selline, et täna äkki teeks sirgeks juuksed ja homme teeks need nagu krepitangid, aga lained. Teeks need, sest siis nad nagu püsivad kauem kuidagi sellised normaalsed, et ei lähe nagu pead ligi ja mustaks. Ja siis vaatan jooksvalt, et teisel päeval siis need lokid on ka normaalsed, vajuvad natuke alla ja siis ma saan sinna üritusele minna ka nende lokkidega. Et ma ei tea, kuidas teile tundub. Mulle tundub nii isiklikult, et ma pean silmaalustega midagi ette võtma, sellepärast, et nad on nagu kõik see sädelus on silma alla vajunud. Et äkki ma pean natukene üritama päästa seda ikkagi selle konsiileriga või ma ei tea. Hästi vähe. Juurde saab alati panna. Ma pean selle põse punaga endale seda sama juttu meelde tuletama. Nii. Nüüd proovime teha selle. Ma panin selle nüüd siis. Lihtsalt nagu laineri kaotasin ära. Siin. See Nixi keellainer. Ta on hästi vana mul ja laseb läbi ja kõik asjad, aga ta meeletult kaua peab vastu. Ja tegelikult, kui nagu natuke harjutust on mugav kasutada, teeks mingi suure laineri joone. Tegin liiga suure või? Selle suure laineri joonega on lihtsalt see asi, et kas teine nüüd samasugune tuleb, seda kindlasti ei juhtu. Panen selle peegli tule korra põlema, siin läheb asi ohtlikuks. No. No ühesugused nad ju on. Enam-vähem vist. Aga selgelt liiga pikad. Ühesõnaga, täna on siuke korralik harjutus selle koha pealt, et ma ei tea, et harjutada seda teistsuguse meigi tegemist ja huultega mul on ka jama, sest et see tegelikult see, mis ma ostsin, see pupa,
ma nüüd seda proovin veel kasutada, aga ma tegelikult ikkagi ei saa seda soovitada. Et see on siis see vildikas, on ju, millega saab teha nagu huule ääred. Ja ta peaks olema nagu põhimõtteliselt hästi kaua püsiv, on ju. Aga siis, kui ma poest seda käe peale proovisin, siis ta oli mega nagu, ma ütlen, mingi käepesu kannatas ka ära mitu tükki, on ju. Aga see huule peal ta ei püsi ja praegu ma tean, et mul on siin mingi jama ka huule peal, aga ma olen ka täiesti huuled puhtaks teinud. Ta jääb hästi tume alguses ja mingi paari tunni pärast on läinud ja tegelikult ma ostsin ühe Make Up Factory huule pliiatsi ka see sama kord. Kui te mäletate, kui te seda vlogi nägite ja see isegi hoiab paremini kui see vildikas. Ühesõnaga, meil läks siin kiireks. Kõik jõudsid koju, mina värvisin vist ripsnud ära. Ja ma tahtsin öelda, et näed, see on see huule pliiats, mis ma ostsin. See mõjub tunduvalt paremini seisab peal, aga ma kasutan see teiselt poolt seda pupa teist, seda huule läiget siin peal. Ja siis kokku on ilus. Aga juustega ma ei jõua midagi teha. Sellepärast, et ma ütlen ausalt, ma kardan, ma jään siin magama. Mis tähendab seda, et praegu Rando läheb tüdrukuid ära viima oma ema juurde, siis ma arvan, et ma lähen sõidan Periti juurde ja siis hängin Peritiga koos seal, kuni see hiline söögiaeg jõuab ja muidu ma jään magama. Aga ühesõnaga pärast proovin siis mõned klipid saada lasta kellelgi teha, milline, sest see siin ei presenteeri ilmselgelt seda lõpptulemust väga hästi. Tulge siia. Oota, ma olen suvaline mööda. Suud sõmme. Ma juba panin kinni, sa Edi läks. Oota, ei, ma tahtsin videot. Videot või? Aga siis saad liigutama ju. No ma ei saanud, te liigutasite nii palju, et ma sattusin segaseks. Te näidasite, kuidas ma tegin videot, saate aru, ma tegin meiki. Nii, tee video siis. Video käib juba, kui ta editib ära. Kuidas tundub? Imeline. Perfektne. Eks ole, ma tahtsin nagu teha ilus videot ja ma olen sõpratega koos. Mida me tegema peame? Me ei ole normaalsed. Hakkame nagu minema, kõik normaalselt. Maria, hakkame minema. Tule, Maria. Kõik ettenõud. Oh jah. Vastub pead sellega. Hopsti. Aga mulle tundub isiklikult, et näiteks ka nina peal või niimoodi... Oi. Antoidist. See on siis nüüd siis. See pulk. Vabandust. Mis asja ma siis selle lauvärviga teen?